Nii et meil on olnud õnnistatud aeg koos ja värskendav. Ja kui me nüüd läheneme lõpupoolt, siis ma tahan teiega mõned asjad. Need ei ole midagi uut, aga ma lihtsalt tuletan meelde mõned asjad, mida ma olen rääkinud. Ja üle korrata ja rõhutada neid võtmeasju. Mõnede jaoks on mõned asjad olnud uued, mõned on midagi kuulnud, kogenud midagi uut, mõned on tundnud värskendust oma meeltes ja vaimus. Võib-olla mõni on saanud uue perspektiives sellest, mida Jumal tahab teha ja milleks Jumal on võimeline. Tuletame meelde siis mõned need põhipunktid. Ja esiteks, me tuletame meelde seda palveperspektiivi. Me rääkisime täna hommikusessioonil palvest ja tahan rõhuda seda pühitsust, et me peame pühitsema, kui me oleme palveteenistused, pühitsemisest, eespalvest, eespalveteenistusest ja eespalveteenistuses. Üks suur väljakutse on meie eludes, kui me kõnnime koos, on see, et me peame pidevalt endast pühitsema. Heebrea 12. peatükk. Salmid 1 ja 2. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us. Kohe leiame selle ülesse. For the joy set before him he endured the cross, scorned its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. And as those who are doing the ministry, as those who are learning in the seminary, et kui teine salm ütleb, vaadake üles Jeesuse usualustele täidesaatele, kes häbist hoolimata kannatavad ristide Jumala seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremal käele. Me teame, et me peame vabanema patust, aga me peame küsima, Jumal, mis on see, mis mind tagasi hoiab? Me teame, et on asju meie elus, mis hoiavad meid tagasi, mis hoiavad meid tagasi, mis panevad meid mõtlema valel viisil, mis suruvad meid alla, mis koormavad, isegi depressioon ja ärevus, mida me peame mõtlema selle, kuidas me neid asju ka tegelema, et me saame päriselt need maha jätta ja pühendume selle, mille Kristus tahab asemele anda. Kuidas me paremini pühitsema ennast? Meid ootab mitte Kristuse ootamise, kes hoiduvad patest, vaid kas taotlevad sügavamal viisil, kes on näljased, kes on meeleheitel. Et mis iganes on toimunud minu suhtes Juhaniga, siis on alati enam. Seal on alati midagi sügavamat kogeda. Ja Jumal kutsub meid sellele teele. Aga me peame mõned asjad kõrvale panema, et pühitseda ennast ja minna sügavamale. Nüüd teine asi palve all on see, et me tahame teha vaimutööd Kristuse viisil. Et mitte mida me teeme, vaid kuidas me seda teeme. Jumal kutsub meid mitte ainult keskenduma, mida tehakse, vaid kuidas seda tehakse.
and to think about how are we doing things in ways millise meelsusega, millisel viisil me teeme, mis toob au Jumalale. Kui me mõtleme Kristuse and peale, how he was born incarnate, kuidas it ta was not enough sündis. for Christ to simply appear Kristus lihtsalt ei and then die on the tulnud cross. ja ei surnud He ristil. lived his life Ta elas from elu, birth through childhood, all sünnist, of his life. läbi And lapse how he ja lived his life was kuidas just ta as elus seda important ela. as what he did Oli back on the cross niisama and tähtis dying on the kui see, cross. mida ta tegi So when ristil. we pray for people, when we Et kui me seek healing, when we're palvetame, praying for healing, kui whether me it doesn't palveme matter what area tervetnemise of pärast ministry we're doing, või mis whether iganes we're teenistuses me experiencing the oleme prophetic or või me praying for others profeteerime in ministry, whether we're või seeking to have our palvetame churches teistelt grow or whether seeking to või plant me our tahame churches, panna but the kogudust spirit kasvama, with which we do that, aga how see we do that, vaimsus, see is as meelsus important as what we are doing. on sama oluline kui see, mida me teeme. With the Me kindness, tahame, with et meil humility, oleks with the Kristuse gentleness, with the meelsus, et me compassion, oleksime õrnad, and really embracing what Christ kaastundlikud has for us. ja lahked. We want to just we want to press into that. Seda me peame We want to taotlema, press into that because the world is waiting for a gentle savior. He's waiting sest for a gentle. inimesed ootavad üht tasast There is päästjat, I ühte believe in the õrna. essence of every single person Iga inimese olemuses on midagi, that when et the nad power tunnevad of this ära world seda, is on display, et that maailm whatever is divine näitab is võimu actually very different than that. ja et jumalik on midagi väärset, et jumalik vägi on kaastundes, headuses, lahkuses, väärikuses. Ja see võidab ära selle maailma vägevad. Ja me näeme muutust mitte ainult enda elus, vaid ka teiste eludes. Ja inimestele meeldib see. The third thing I just want to mention here is this. Ja kolmas asi, Is I want to talk just briefly about the unity on ühtsus, of the Spirit. vaimu When I ühtsus. think about, we talked a little bit about the Asbury revival and just talking about the Kui ma- Asbury revival. kui One me of the räägime most powerful Asbury, things that happened at the revival, ärkamisest, siis üks kõige võimsam asi oli see, and they laid aside their differences. et inimesed tulid vaimuühtsuses kokku ja need erinevused nagu kadusid. I would often say, this is the way we are teaching this in this place. Ja kui ma õpetasin veestpalvet, et see on see, kuidas me teeme asju siin. Kui sina oma kodus teed midagi erinevalt, aga siin ja praegusel hetkel me teeme need asju nii, teeme seda palveteenistust niimoodi ja inimesed olid nõus ära jätma oma harjumuslikud tavapärased teenimisviisid. Ja ka kõikide nende jaoks, kes olid laval, kes ajasid sõna, kes ülistasid, nende vahel oli ühtsus. Me jätsime oma erinevused ja Kristuse pärast tulime kokku nagu. Ja kui inimesed päriselt otsivad püha vaimu, mitte sellest, et me erinevates asjades, kuidas meie asju teeme, vaid otsivad tõeliselt Kristust ja tema vaimu tööd. Nii et Kristuse vaim viib ühtsusele. Ja viimane mõte, mida ma jagan, et liigub suhete kiirusel. Kui me ootame ärkamist, ta liigub suhete loomise kiirusel. Kui me loeme sõpruseid ümbruskonnas, mitte kui me ehitame neid suhteid sellele, et me kogeme sõna, me otsime palveosadust, me
teed ja me kasvame nendes suhetes, siis me näeme ärkamist, siis Jumala vägi ilmub, kui tema headus ilmub. Jumal tahab seda meie eludes teha rohkem ja rohkem. Üks väljakutseid meie jaoks kirikus on see, ja kes me oleme pikemalt seal olnud, et me ei tunne enam mitte kristlasi. Mida pikemalt me oleme koguses, see vähem meil on tuttavaid sõpru väljaspool. Aga Jumal tahab, et me oleksime patuste sõbrad. Patune on väga raske sõna, aga on inimesi, kes elavad sinu tänaval, sinu ümbruses, kes on sinu ümber, kes vajavad Kristust oma ellu. Ja ta ära sõprutse ainult kirikusõprade, kes on nagu sina, vaid olgu sul sõpru ka väljaspool. Mitte sellised, kus nad hakkavad meid mõjutama, vaid need sõbrad, kus me saame olla soolaks ja valguseks. Üks mu hea sõber ütles mulle, et on koguduse raja. Ja mul on alati sõbrad, kes ei ole kristlased. Isegi kui neid ei huvita evangeelium, ma jään nende sõbraks. Sest kui Jumal sütitab nende elus midagi, siis ma olen seal olemas nende jaoks. Ja see on, et kirik on siin maailma heaks. Jumal tahab kasutada kogudust maailma heaks. Ja see sütitab ärkamise. Jumala südame soov on tõmmata kõiki endale ligi. Ja ma tihti mõtlen, et Jumal, Kristus ei kutsu meid alati uusi asju tegema, vaid ta kutsub meid alati pühenduma uuesti. Oleme ustavad, et ta ei taha, et me alati kasutame kõiki uuemaid, kõigemaid meetodeid inimesi kirikusse saada. Kõige tähtsam meie jaoks, igaühe jaoks siin on meie suhted ja sõbrad. Aga teiste inimeste jaoks on ka sõbrad ja sõprussuhted kõige tähtsamad. Ja nad tahavad neid sõpruseid. Nad tahavad, et oleks sõbrad. Ja Jumal tahab kasutada meid selleks. Nii et see jutus on lühike. Need on maagilised sõnad. Aga ma tahan, et meil võiks jääda aega palveks. Et ma usun, et Jumal on midagi äratanud meie südames. Ja me tahame teie eest palvetada, et Jumal nagu õhutaks seda sädet ja et sellest sünniks midagi uut sinu elus ja sinu teenimises ja sinu teekonnal Kristusega. Ja ma palun, et meie ülistajad tulevad tagasi. Ja palvemeeskond tuleks ka. Ja me võime lihtsalt praegult kummardada oma pead. Ja ma tahan kutsuda, et ingliskeelsed on siin ukse pool, eestikeelsed on akna all ja venekeelsed keskel. Ühesõnaga. Ja sellel hetkel
what is ja it võtke üks hetk that God impressed on your heart ja mõelge, the most over this et mis on Jumal nagu last 2 days? vajutanud sinu What is südamesse it that God was nende speaking 2 to your päeva heart jooksul? How was Kuidas God Jumal on speaking? sind What was kõnetanud, it he was milles telling osas? Kuidas Jumal on How kõnetanud? was he moving Mida Jumal and on sulle touching your öelnud? heart? Kuidas on ta puudutanud sinu südant? And one of the reasons we come for prayer Ja üks is just to põhjus, say, miks me tuleme eestpalvele, Lord, on I öelda, want you to take that Issand, thing that you're speaking to me about, ma tahan, et sa bring it to võtad life. selle asja, millest sa oled mulle rääkinud ja et not just sa a hope. tooksid selle ellu, But that it will spring to life. et see ei ole lihtsalt mingi lootus, vaid see, et sa teed So, selle Lord teoks Jesus, mu I just elus. pray now in your name. Issand, ma palun praegu speak to us, sinu Lord. nimel, Let us hear your voice. kõneta meid Come before ja us, Lord, luba meil kuulda su häält. that we can come before you. Tule, et me võiksime tulla sinu ette, Touch our minds. puudutame südameid, Just waken meie us meeli, up to you and the move of your spirit, Lord. ärata meid sinu ja sinu vaimu liikumise jaoks. Issand, me tahame rohkem sind oma elus näha. So I just want to invite you to come now. Ja ma palun, et te The Lord tulete. has really touched you on anything in the Ja last Jumal couple on, days. ma tean, et Jumal on And you just puudutanud sense sind that you just want to seek more of God on that. ja sa tahad nüüd rohkem teda. Whatever that is. Mis iganes see I on. just want to invite you to come. Tule, Just want to invite you to come. tule, That ma God can kutsun just sind. do that Et work. Jumal And that saaks work teha would not seda stop here, täna. but it would just Et be see carried on. töö ei lõpe siin, vaid see jätkub.